reaalsuse loomise seadused ja kantuna siis kaksikleegi teekonna keelde. Teeme siis nii. See jäi mul siis eilsest otsetunnist spirituaalse ärkamise, joondumise ja ülestõusu tunnist jäi rääkimata ja ma teen sellest lühikese kokkuvõtte siis siia avalikuna. Mina olen siis Janne, ma olen kaksikleegi ärkamise, joondumise, ülestõusu ja liidu teejuht ning jumaliku naiselikkuse ja püha liidu õpetaja, naiste koolitaja, selgeltnägija ja ärganud hing. Nii, reaalsuse loome reeglid number 1. Ma ütlen sulle kõigepealt selle seaduse ja siis lühidalt kannan selle sinu kaksikleegi ärkamise joondumise keelde, temaga suhte keelde siis. Nii, kõigepealt esimene seadus on siis see, kõik sinu elus on sellised, nagu sa ette kujutad, et nad on. Sealhulgas su kaksikleek. Mõtle hästi sügavalt kaasa kõikidele mu sõnadele, mis ma praegu sulle ütlen. Nii et kõik inimesed su elus on sellised, nagu sa kujutled, et nad on. Kui sa muudad seda, kuidas sa teda vaatled, hakkab tema muutuma. Hakkavad nemad muutuma. Nii, see tähendab siis seda, et sa ei keskendu sellele, mis sulle ei meeldi kaksikleegi puhul, vaid sa keskendud sellele, milline sa soovid, et järgmine versioon temast ja teie suhtest saab olema. Aga siin nüüd on väike trikk. Trikk on see, et paljud inimesed mentaalselt saavad sellest aru, aga nad ikkagi kujutlevad seda mentaalsel tasandil ette. Määrav on aga tunne, see peab maanduma su kehasse. Sa pead olema, nagu see päriselt nii oleks, ehk seisund. Mina õpetan seisundit, sa pead jõudma sellesse seisundisse. Nii et kui praegu on selline situatsioon, kus kaksikleek on kuskil mujal, füüsiliselt eemal, selle teekonna algusest ei ole koos, võib-olla ta ei taha sinuga isegi suhelda või teievaheline suhtlus on muutunud energia seaduste hingeaktivatsiooni tõttu võimatuks, sellepärast et teie polaarsused jõudsid tippu ja peletavad üksteist eemale, siis sul on vaja saada hüperteadvelollu enda igast meeleliikumisest, mida sa mõtled temast, mida sa mõtled sellest olukorrast ja need on kõik sul puuduse mõtted. Sa vaatad teda eemal, sul on temast puudus, ta ei ole su reaalsuses ja me hakkame siis sulgema seda lahusolekut ja lahusteadvust selle vahel, kus sa hetkel oled ja see, kuhu sa tahad minna, jõuda realisatsiooni, et mina ja mu kaksikleek, me oleme üks. Nii et sa pead lõpetama kõik need negatiivsed jutud sellest situatsioonist, tema käitumisest, tema tegemisest, mitte tegemisest. Sa pead need kõik ära blokeerima oma meeles ja hakkama rääkima endale teistsugust lugu, teistsugust reaalsust läbi selle looma. Number 2, reaalsuse loomise reegel. Sinu sisemised eeldused loovad sinu välise reaalsuse. See tähendab seda, et see, mida sa asjade kohta siis tõsiselt usud, sinu uskumus sellesse paneb selle juhtuma. Sinu uskumus millessegi on siis see, mis hakkab läbi mängima sinu füüsilises reaalsuses. Ja kaksikleegi puhul siis, või kaksikleegi tee puhul, kui sa usud, et su kaksikleek on, ma ei tea, parandamatu playboy, siis sa saad kogeda seda, et ta tõesti on parandamatu playboy ja ta ei kavatsegi sulle näiteks pühenduda. Kui sa usud, et su kaksikleek on mõttetu, ma ei tea, mõttetu inimene, kehv rahaasjades, ta ei ole spirituaalne, ta ei ole, ma ei tea, pühenduv, ta ei ole seda, teist või kolmandat, siis täpselt seda ja sellist versiooni temast saad sina kogeda. Nii. Nii et sinu sisemised eeldused loovad kogu sinu reaalsuse ja kõik sinu suhted. 3. punkt on lubadus.
Lubadus, mida tähendab lubadus, seda on siis iidsed müstikud aegade algusest peale rääkinud ja ma saan sulle kinnitada tänu sellele kaksikleegi ärkamise ja vaimse valgustumise teekonnale, kus ma olen ärganud siis kuni liidu teadvuseni, et see tõesti on tõsi. Ma annan sulle garantii, et kui mina suutsin seda teekonda käia, siis suudad ka sina. Aga kas sa piisavalt armastad ennast ja kas sa piisavalt kiiresti teed seda, mida su hing sulle sosistab? See on siis see trikk. Nii et kolmas reaalsuse loomise reegel ongi siis lubadus ehk liit. Mida see tähendab? See tähendab seda, et spirituaalne ärkamine, kus sa jõuad taipamiseni, et sina ja su kaksikleek olete üks, et ta on tõepoolest sina ja et ta tõepoolest on sinu sees ja sul ei ole millestki puudu, sul ei ole midagi vaja väljapoolt, see on sulle garanteeritud. Nii et see teekond, kui sul aktivatsioon on toimunud juba, viib sind sellesse kohta, et sa jõuad realisatsiooni, et sa oled üks loojaga, sa oled üks loojaga, Jumalaga, oma hingega, oma kaksikleegiga. See on siis mitteduaalsus ja et ta on sinu sees ja kõik, mida sa vajad, on tegelikult sul olemas enda sees ja pole mingisugust vajadust enam otsida, küsida, tahta väljapoolt, eks ju. Igasugune otsimine kukub ära ja tegelikult niimoodi, kui te minu juurde tulete õppima, siis ma alguses keelan ära teil igasugused spirituaalsed shoppamised, astraaltasandi tervendused, psühholoogilised sellised psühholoogilised, kuidas ma ütlen, nagu tervendused, jah. Nad on toredad asjad omal kindlal kohal, aga kui sa oled spirituaalse ärkamise kaksikleegi teekonnal, siis sul ei ole neid vaja. Sul on vaja lõpetada igasugune tagaajamine, mitte füüsilises reaalsuses niivõrd tagaajamine, see on üks osa sellest, vaid sisemine tagaajamine. See, et sa shoppad, rabad, kahmad, otsid endast väljapoolt. Me ei tee seda. No. Nii et küsimus on, aga kui palju sa veel otsid endast väljapoolt, näitab seda, et sa oled uinunud. Ja see kaksikleegi teekond viib su siis selle lubaduseni. 4. punkt. Erinevad reaalsused ehk siis teadvuse tasandid eksisteerivad ühel ja samal ajal. Mis see tähendab? See tähendab seda, et meil on tegelikult lõputu võimalus erinevaid versioone ühest ja samast kogemusest, ühest ja samast elust, ühtedest samadest sündmustest. See, kuidas mina kogen ühte asja, on hoopis teistsugune, mida sina koged, kuigi me võib-olla teeme läbi sarnast asja ja loeb lõpuks siis see, mis on sinu uskumused selle kohta ja kuidas need sinul siis registreerivad ära sinu psüühikas. Nii et on erinevad reaalsused vastavalt sinu teadvuse tasandile. Me võime elada sarnaste parameetritega elu, aga sina koged oma elu kui põrgut ja mina kogen oma elu kui paradiisi. Nii et sinu sisemine reaalsus loob selle, millises teadvuse tasandis ja millises reaalsuses sa siis elad. Nii et sa hõivad ühe nendest teadvuse tasanditest või ajaliinidest, ajajoontest ja koged selliselt oma suhet, iseennast, oma raha, oma elu, isegi oma tervist, eks ole. Nii et siin me siis nihutame su teadvust, me peame nihutama teadvust, et nihutada neid kogemusi, mida sa hakkad saama või mida sa tegelikult saad. Ehk see on siis see, et sinu kaksikleek on kõige intensiivsem tagurpidi peegelpilt sellest, kus sa oled tegelikult oma sisemise joondumisega või sisemise tööga. Kui sa oled selle töö teinud kõik, siis sinu unistuste partner, sinu peegelpilt istub sinu kõrval. See lihtsalt pole võimalik, et sul on tehtud kogu joondumistöö ja sul on ikka probleemid partnerlussuhetes, see lihtsalt ei ole võimalik. Kui sa päriselt oled joondunud, siis sul on sinu suhe
sinu suhe peegeldab seda sulle tagasi. õigemini, sinu seisund on niivõrd kõrge, et sa ei vaatle puudust temas, oma elus ja teis. ning kuna sa ei vaatle enam puudust, sa oled katkestanud kogu puudusteadvuse, siis reaalsuse loomine, maatriks ehk ümbrus, sinu meel peegeldab sulle tagasi sinu ülikõrget sisemist seisundit. Eks ju, sinu hing, enne energeetika, enne teadvus, siis mateeria, enne seesmine, siis väline. nii et kui sa kujutled asju kõrgsageduslikult, kõrgseisundist, siis sa ei saa nagu seda negatiivset peegeldust sealt vastu. sinu reaalsus peab painduma selle järgi, peegeldades sinu kõrget, puhast sisemist olekut. Aga jaa, nii et alati siis vaatan seda, mis on minu mõtted, kus on minu fookus ja kus on minu teadlik tähelepanu. mis on see mõte, mida ma parajasti mõtlesin, kui ma tunnen ennast kehvasti, tunnen ärevust, tunnen paanikat, tunnen puudustunnet, ehk kus oli minu mõte ja seda nüüd teadlikult sa pead nihutama. Sellepärast, et sinul puudus teadvus, kaksikleek sinu kõrval olla ei saa. kaksikleek on sinu hing. kaksikleek peegeldab Jumalat, kõrgeimat sind sulle iga moment tagasi. edasi, ehk siis viimane punkt, elamine lõpus. mis see tähendab? elamine lõpus ehk samamoodi siis mina kirjeldan seda niimoodi, mina elan lõpus selle teekonna osas, kaksikleegi osas, mis tähendabki siis seda liitu ehk üksolekut soovituga. Sellega kaasneb täitumustunne, sellega kaasneb tunne, et mul on see kõik olemas, mida ma kunagi soovisin. Mul on olemas see, kuigi ütleme siis sinu puhul niimoodi, kuigi sul täna seda ei ole, pead sa hakkama elama nii, nagu see oleks sul olemas. kuigi kaksikleek on kuskil ära, ta on jooksus, sa pead täna hakkama elama nii, nagu kaksikleek istuks sul kodus diivanil. milline on see versioon sinust, kellel kaksikleek istub kodus diivanil ja ei taha ära minna? see on teine versioon sinust kui see, kes praegu tunneb, et tal on temast puudus ja võib-olla mõtleb ja tšekkab, et kus ta omadega on. eks ole? nii et täitumustunne ja täitumustundega, kallikesed, kaob ära igasugune otsimine, igasugune tagaajamine, igasugune push imine. sina olid selle teekonna alguses või oled push energia, tema on pull ehk tõmbuv energia. selleks, et kaksikleegid saaksid kokku tulla, pead sina oma push energia täiesti ära neutraliseerima. see ongi siis see alkeemia protsess ja teekond, see ei ole lühike, konkreetne, mingisugune matemaatiline valem, mida sa teed, vaid see on elutöö, see on protsess, sellega tulevad kokku sinu sisemised alfa ja oomega. sa jõuad tasakaalu seisundisse, mis ongi ülestõus ja joondumus. esimene tasand siis ülestõusust, liit kaksikleegiga. ja tema nüüd lükatakse sinu reaalsusesse, sest sina oled saanud magnetiks. Kuni ta ei ole veel sinu reaalsuses, siis sa ei ole saanud, sa ei ole jõudnud lubadusse ehk sa ei ole ärganud ja sa ei ole jõudnud, sa ei ela veel nii, nagu sul oleks see olemas. jah, nii et täitumus on siis see, et sa automaatselt nihkud seisundisse, kus sinu soovitu on sinu. nii et siia alla käib ka näiteks selline näide, kui sa soovid saada miljonäriks, sa pead enne elama nagu miljonär. see ei tähenda seda, et ma kulutan nagu miljonär, see tähendab, et ma tunnen iga oma keharakuga, et ma olen miljonär. näiteks mina elasin Lasnamäel kahetoalises korteris, aga mu tunne oli nagu miljonär. ja arvake, reaalsuse seaduse järgi ma tõmbasin ligi ainult miljonäre ja täna ma olen miljonär. sellepärast, et minu teadvuse tasand, minu sees on paradiis, minu teadvuse tasand on elamine lõpus, täitumustasand, jah, nii nagu sees, nii ka väljas. nii et sa pead hakkama elama ja olema nagu miljonär, et saada miljonäriks, sa pead hakkama olema nagu armastatud, hoitud, turvaline, usus
ja kõrges enesehinnangus, noh, ma ei tea, naine või mees, et saada oma unistuste suhe või siis oma kaksikleek tagasi sinuga kokku. Sa pead olema nagu te olete juba koos, et ta tuleks su ellu kokku. Mõistad? Sinu tunne loeb, mitte sa ei mõtle sellest, kuidas ma saan seda teha. X, Y, Z, mis ma pean selleks tegema, see on veel puudusteadvus, see on strateegia, see on hirm ja see on suruv energia. Sa pead hakkama tundma, et see päriselt on kohal nüüd ja praegu. Nii et need olid siis kiirelt, pealiskaudselt 5 reaalsuse, selle reaalsuse reeglit, mina ei ole neid välja mõelnud, need on see, kuidas meie reaalsus toimib. Ma olen neid lihtsalt läbi oma kaksikleegi tee saanud kogeda ja kogen järjepidevalt. Ning kui sa oled sellel teekonnal ja jääd hätta, siis tea, et mul on see kaksikleegi alkeemia kursus, küll vanem lindistus, aga see juhatus ja konspektid ja õpetus on aegumatu, see on igavene, see on spirituaalne kvintessents, ta on üks tee, üks tõde, siis see on saadaval. Ja lisaks siis eileõhtune see otsetund, kus ma vastan päris paljudele ärkamise, ülestõusu ja kaksikleegi teemalistele küsimustele. Aga saatke mulle küsimusi, siis ma tean, mis teemal videosi jätkuvalt siia tuua, siia kanalisse. Ja tea siis seda, et ma toimetan ainult oma kõrgema juhatuse järgi, ma postitan siis, kui mu hing ütleb, et nüüd postitad ja ilmselt need teemad tulevad väga erinevad. Ma räägin kaksikleegist, ma räägin esoteerikast, ma räägin loomisest, ma räägin jumalikust ja naiselikkusest ja mehelikkusest ja kõigest elamisest liidus. Nii et ilusat päeva jätku teile!